Magistriseminaris sain ülesandeks leida üks artikkel mõnest ingliskeelsest eelretsenseeritud teadusajakirjast teemal ühistranspordi areng Euroopas, mis on ilmunud viimasel 5 aastal. Kuidas ma tunnen ära teadusajakirja ja teadusartikli? Mida tähendab eelretsenseeritud? Vastused nendele küsimustele leiad raamatukogu veebist abiinfo alt. Artikli otsingut alusta raamatukogu veebilehelt. Parim valik on e-ressursside portaal Primo, kuhu on koondatud raamatukogu ostetud teaduskirjanduse andmebaasid. E-ressursside portaalis saad otsida nii e-ajakirju, e-artikleid kui ka e-raamatuid ja palju muud. Otsing toimub kõigis andmebaasides korraga. Täpsemate tulemuste saamiseks vali juba otsingut alustades liitotsing, mis võimaldab otsitulemusi piirata teavikulaadi, raamat, ajakiri, konverentsimaterjal ja nii edasi, ilmumisaja, keele ja muude tunnuste järgi. Mõtle läbi oma teemat iseloomustavad otsisõnad. Inglise keeles. Kasuta näiteks public transport. Täida otsiväljad. Rippmenüüst vali teema, kuhu sisesta jutumärkides public transport. Jutumärgid on vajalikud siis, kui tahad, et otsitulemused sisaldaksid täpset fraasi. Seo operaatoriga and veel teinegi teemaväli, millele sisesta Europe. Vajadusel saad operaatoriga not välistada vastustes raudteetransporti sisaldavad artiklid, sisesta railway transport. Vali teavikulaad, artiklid, keel inglise, ilmumisaeg viimased 5 aastat. Vajuta search. Otsitulemusena näed artikleid, mis on järjestatud relevantsuse järgi. Ära unusta otsitulemusi piirata eelretsenseeritud ajakirjadele. Vali tulemustest huvi pakkuv artikkel, näiteks Van de Velde Didier artikkel ajakirjast Research in Transportation Economics. Vajuta lingile Full text available. Artikli täistekst avaneb andmebaasi Science Direct vahendusel. Ajakiri annab välja rahvusvaheliselt tuntud teaduskirjastus Elsevier, vaata logo. Eespool nägid, et ajakiri on eelretsenseeritav. Artikli alguses on sisu kokkuvõte, artikli lõpust leiad kasutatud allikate loetelu. Need kõik on teadusartikli olulised tunnused. Oledki leidnud artikli, mis vastab ülesandes püstitatud nõudmistele. Kui soovid leitud artiklile viidata, vajuta nupul Citation. Vali sobiv viitamisstiil, näiteks APA. Arvuti koostab sulle reeglite kohase allikaviite, mille võid oma töösse kopeerida.